Tere hommikust kõigile! Rõõm näha ja olla taas siis üle pika aja ka Valga Betania koguduses. Ja mina olen siis Valdo, olen tulnud täna Eesti kõige mustemast linnast, Pigilinnast. Ja vend Otto on täna ära, ta on siis Saaremaal, nii et kui ta ka hiljem vaatab, võib-olla siis tervitame ja saadame tervitused Saaremaale. Aga meil on hea meel, et me saame tulla ja saame tulla selliselt, et tuleme avatud südametega. Ja ma usun, et kui see igatsus on meie südames, me tuleme oma perekonda koju, kus me saame tulla ja et isa, mida sina täna teed? Mida sina täna minu südame vastu räägid? Ja kui me tuleme selliselt ühe igatsusega, siis ma usun, et Jumal saabki rääkida meie südamete vastu ja teenida meid ja tervendada ja taastada ja üles ehitada. Ja sellisel täna on nii hea tulla, et kuigi tuul puhub küll natuke tee pealt ära, aga vähemalt päike paistab. Ja selle eest oleme ka tänulikud. Vihma oli ka vaja kindlasti, aga nüüd tundub, et natukeseks ajaks vihmast aitab. Ja loodame, et siis jaanipäev tuleb ka ilus, mitte nagu tavaline Eesti jaanipäev, kus ikka vihma saab, aga et ilus päikseline ja oleme tänulikud selle eest. Ja üks on kindel, selles kõiges maailma keskel, kus me elame, Jumal on ikka hea. Kõik muu võib vabiseda meie ümber, aga Piibel ütleb, et Jumal on seesama eile, täna ja igavesti. Ta on ikka armastav isa ja ta ikka armastab meid. Ja sellepärast ka, ma usun, täna saamegi alustada sellise tänuga südames ja tänada teda, palvetada ja siis saame ka ülistada koos, nii et täna ka siin meil ei ole elavat ülistusmuusikat, aga õnneks on meil võimalus ülistada kaasa nendega, kes on oma südames saanud ülistuslaulud ja saanud need salvestada, et meil oleks see võimalus. Et alati ei ole neid muusikuid ja meil Tõrvas ka väga tihti ei ole kedagi, kes pilli mängib, aga usume, et siis ühel päeval ka need muusikud tulevad. Et saavad tõusma need, kelle südames on igatsust, aga täna oleme tänulikud ka selle võimaluse eest, mis on antud ja nende tehniliste võimaluste eest, et me võime täna ka selle videopildiga jõuda kodudesse, et kui keegi ei saa kohale tulla, ei ole võimalust ja nii nagu need keerulised aastad ka on olnud 2 viimast aastat, et kus vahepeal isegi ei tohtinud kogudusse tulla, siis see võimalus, et sa võid kodus teha arvuti lahti ja vaadata, et need võimalused on täna meile antud, see on tegelikult suur rikkus. Nii et oleme tänulikud kõige eest ja üksteise eest ja palvetamegi siin alguses üheskoos, et anname siis tänu taeva isale. Kallis taevane isa, me täname sind, et sa oled hea isa ja me oleme võinud tulla siia sellesse paika, kogudusse, ühe perekonna keskele ja isa, et me oleme võinud tulla avatud südametega täna ja võime ka jagada oma südamest üksteisele seda kõike head, mida sina oled andnud. Nii et isa, aitäh sulle, võime õnnistada üksteist ja tänada ja palvetada ka, et isa, sina oled täna meiega. Ja õnnistame ka neid kogudusi, kes üle terve Eestimaa täna kogunevad ja neid eriliselt, kes peame meeles, kellel täna on aastapäev, sünnipäev, las see päev minna korda nendel. Las sinu armastus tulla. Ja isa, et sinu lapsed võivad kogeda seda, et nad on armastatud, nad on kallihinnalised, nad on hoitud ja kaitstud. Isa, me palume seda üheskoos ja tahame avada oma südamed, et me võime ülistada sind. Isa, kogu oma südamest. Isa, seda me palume üheskoos Jeesuse nimel. Amen. Me saame edasi minna. Ma täpselt teie koguduse teateid isegi ei tea, aga ma arvan, et ikka järgmine pühapäev saate jälle kokku siin. Ja kolmapäeval on, mis kell? Ka kell 11, et kolmapäeval siis on palvekoosolek siin. Nii et kes te tahate tulla palvetama, siis kolmapäeval kell 11 on palvekoosolek ja järgmine pühapäev jälle
siis kell 11 on teenistus, nii et olete oodatud ja kindlasti ka pastor Otto siis on ise ja Monika järgmisel korral loodetavasti jälle teie keskel, nii et kes siis igatseb tulla või kes siis tahab ülekannet vaadata, siis on ka võimalus kindlasti see olemas ja selle eest oleme ka tänulikud. Aga Tõrva poolt ma tahaks nii palju öelda, et kindlasti kui keegi saab tulla, siis tahaks kutsuda 10. juulil teid siis Tõrvasse, et meil on võimalus jälle siis nagu eelmine aasta meie kogudused mõlemad, meil on huvitavalt, et nii Valga kogudus kui Tõrva kogudus said eelmine aasta 100 ja see aasta siis on 101 aastat. Aga meil on võimalus Tõrvas ka jälle teha keskväljakul natuke suuremalt, suures telgis, nii nagu me eelmine aasta tegime ja siis ka on väike siis selline tervituste muusikaosa, kus mu tütar Kirsikaga laulab ja siis tulevad erinevatest kogudustest ka pastorid ümber kaudu ja tuovad oma tervituse ja kindlasti ka siis valla esindajad, ma loodan, et on kohal ja siis ka kell 5, et kell 4 hakkame, 10. juulil kell 4 alustame ja esimene osa on siis umbes tund aega ja kell 5 on siis ka Laikrete perebändi kontsert, nii et kui keegi teab neid, nad on hästi tore selline pereansambel, kogu perega lava peal ja laulavad selliseid laule ka, mis on tõesti kogu perele, lastele ja täiskasvanutele. Nende videoid saab YouTube'ist hästi palju vaadata ja siis ma olen korra olnud ka nende kontsertil, et nad huvitavad kogu aeg, vahetavad ka pille. Et nad oskavad nii palju pille kõik mängida, et uue laulu ajal jälle vahetavad uued instrumendid endale. Et ei ole sama pilli taga kõik sama aegselt. Aga kindlasti tuleb põnev aeg, nii et siis, ja see on täitsa tasuta kõigile see üritus, nii et selline Tõrva siis kogukonnapäev, et ja võib-olla seal tuleb veel huvitavaid üllatusi, mida me täpselt veel ei tea, lastele programme ja kõike. Nii et kindlasti, kui kellelgi on võimalus tulla, siis 10. juuli ootame Tõrvasse Pigilinna siis, nii et meil seal on suvel muidugi neid palju igasugu huvitavaid sündmusi veel. Aga täna siis ma tundsin ka südames jagada natuke teiega mõned mõtted ka, mis on minu enda südames olnud siin viimastel aegadel ja me oleme saanud ka nüüd tänu Jumalale natuke uuesti ringi käia, nii nagu võib-olla paljud, kes te tunnete mind, siis ma ei ole päris selline inimene, kes rahulikult ühe koha peal suudab väga pikalt aega olla, et oma elus me oleme palju olnud missioonireisidel ja 12 aastat siis kunagi reisisime ringi sellise draamaetendusega, mida kunagi siin ka Valgas saime koos teha, aga siis viimased 12 aastat võib nii öelda, et siis on olnud selline teistmoodi teenistus ja isa südame, isa armastuse sõnumit jaganud. Aga nagu te teate ka, et siis 2 viimast aastat jälle on kõik suletud olnud. Et ma mäletan, et meil olid just 2 aastat tagasi suvel või natuke enne veel olid kõik piletid ostetud, et lähme Horvaatiasse ja Tšehhimaale ja erinevad paigad, kus siis olime ja Hiiumaal oli plaan minna ja järsku, nagu teate, algas üks aeg Eestimaal, mis väga ei meeldunud, ma arvan, kellegile meile, see oli, kus tuli selline koroonahaigus ja siis isegi mitte ainult ei tohtinud reisida, aga isegi enam kokku saada ei tohtinud. Ma ei tea, nüüd tundub sellisel suvel ja avatud ja nagu hakkame juba natuke ära unustama, et kas tõesti oli selline aeg, aga oli. Oli isegi selline aeg, et me ei võinud kogudusse tulla. Ma ei mäleta oma elus, et oleks varem kunagi olnud. No kui nõukogude aeg välja arvata, siis oli natuke selline, et aga päris keeldu ikka ei olnud, kirikusse ikka võis minna. Aga nüüd tõesti keelati kogunemine ära. Väga huvitav. Nii et ka meie elus siis Helmega oli see, et me ei saanud kuskil enam reisida ja teha, aga nüüd sellest kevadest, see oli väga huvitav, et viimane koosolek meil enne, kui koroona aega algas, oli see, kui Kohila kogudus oli meil külas ja ma ei tea, kas oli siit Valgast keegi ka, aga siis meil oli laste selline suur üritus laupäeval ja siis see oli kevadine aeg minu meelest ja siis oli sedasi, et meil oli Antslas ühine koguduste ühine teenistus veel. Ja
ja peale seda, nii et me saime veel koos olla ja leiba murda ja siis peale seda algaski see aeg, kus nagu keelati kõik ära. Ja siis nüüd kevadel tulid Kohila noored uuesti. Ja see oli nii huvitav, et enne kui nad tulid, siis nagu minu südames igatahes tuli kindel veendumus. Hea küll, viimati käisid, siis see koroona algas, aga kui nad nüüd tulevad, siis see lõpeb ära ka. Nii et elu läheb uuesti lahti ja tegelikult peale seda me olemegi näinud, et taas on olnud võimalus kokku tulla, ei pea neid maske enam kandma ja natuke on saanud ka juba reisida. Me oleme saanud just siin paar nädalat tagasi ära käia Hiiumaal, Haapsalus, Viimsis ja ka siis olime eelmine pühapäev veel Kohilas. Oli liidul oli kõigepealt siis suur koosolek seal, aastakoosolek ja konverents, ma ei tea, teil vist kanti ka üle siin, oli see eelmine pühapäev vist oligi, seda pühapäeval, seda lõputeenistust siis, et siis, aga me saime olla laupäevasel päeval seal ja siis ka pühapäeval Kohila koguduses veel. Nii et tegelikult on rõõm südames ja ka järgmine laupäev Helmega see reis, mis sai 2 aastat tagasi ära, sõidame Horvaatiasse. Nii et seal tuleb üks konverents, üks nädal lõpp, aga samas ka oleme teenimas ja puhkamas natuke ka. Nii et 2 ühes, et ühendame siis, kuidas öeldakse, meeldiva kasulikuga. Aga kindlasti tänud ka teile eespalvete eest ja mul seisab elu suurim väljakutse ees ühtepidi, sest et ma ei ole kunagi veel inglise keeles inimeste ees sõnumit jaganud. Tunnistanud olen, suhelnud olen, sellega olen hakkama saanud, aga et seista inimeste ees ja jagada õnneks küll läbi tõlgi, nii et see tõlgitakse kõik horvaatia keelde, nii et see vastutus on sellel tõlgil rohkem kui minul, et ta minust aru saab. Aga ma väga loodan taevaisa peale ja ükskord peab ikka esimene kord olema. Olen seda teinud nii vene keeles kui soome keeles kui eesti keeles, aga inglise keeles veel mitte. Nii et tõesti aitäh, kui ka saate palvetada, see on siis 1-3. Juuli on siis see konverents seal Spliti linnas Horvaatias ja siis 3 erinevas koguduses oleme ka. Ja laupäeval oleme ka terve päeva kohalikus baptisti koguduses, nii et väga huvitav. Et uusi suhteid ka seal siis, mis Jumal saab avada. Aga see viimane pühapäev, kui me olime koos enne koroona aegade algust, siis Kohila kogudusest üks armas vend jagas seal Antsla koguduses ja see sõnum, mida ta jagas, oli, te kõik mäletate, ma arvan, piiblist lugu, kus jüngrid läksid paadiga järvele koos Jeesusega ja oli täitsa rahulik. On see lugu tuttav teile? Ja järsku tuli torm. Et ma ei tea, kas siin oli paar päeva tagasi, ma istusin ka oma õues ja ma helistasin siis ühele vanemale vennale, kes elab meist natuke maad eemal, umbes 20 kilomeetrit. Ja meil paistis päike, nii ilus oli tõrvas. Ja tema ütleb, et neil tormab. Mõtlesin, nii uskumatu tundus olevat. Ja ei läinud kui vist 5-10 minutit mööda, kui ma nägin, kuidas pilved tulevad. Ja see torm tõesti tuli. Nii et asjad võivad juhtuda meie elus väga äkki. Ja kui ta seda sõnumit jagas, me ei teadnud keegi, mis nagu ees ootab. Ja vaadake, kallid, kui me elame seda elu siin maa peal, siis tegelikult on see, et on päevad, mis meile meeldivad. Ja vahepeal on päevad, mis meile ei meeldi ka. Ma ei tea, kuidas teiega on siis sel ajal, kui mina tulin usule, siis oli selline õpetus, võib-olla selles koguduses seda ei olnud, aga see oli üks Ameerika pastor, kes oli tulnud siis Eestisse ja natuke selline halleluuja, et nüüd oled päästetud, kõik vana on möödunud, kõik probleemid on ära, nüüd enam mingit probleeme elus ei ole.
No see oli väga huvitav õpetus, aga ma nagu sain päris ruttu aru, et päris ikka niimoodi see ei ole. Kallid, me ikka elame siin maa peal. Meid ei ole üles taevasse veel võetud. Ükskord, kui me sinna jõuame, seal ei ole enam probleeme. Aga siin maa peal, Jumal on ka, siin on haigusi, siin on inimesi, kes saavad vihaseks teie peale. Nii kui me täna näeme, siis lisaks koroonale üks hull arvas välja, et tema tahab rohkem võimu saada, tema tahab rohkem jälle vallutada, mida läbi ajaloo. See on kordunud, kui paljud inimesed on kannatanud selle pärast. Keegi segane arvab välja, et tal on õigus. Ja kahjuks see segane on sattunud ühe teise riigi etteotsa. Mis selle tulemus on see, et väga paljud kannatavad. Me oleme täna Tõrvas aitamas seal juba kevadest saadik, veebruarikuus saadik, märtsist neid, kes on tulnud. Ja meil on väga palju neid, kes on tulnud, ma arvan, Valgas ka. Ja need lood, mis sa kuuled, siis need teevad su südame puruks, sest et see ei ole midagi, ei ole kodusid, ei ole midagi enam järel inimestel. Ja see juhtub täna meie ümber. Et see tundub nii uskumatuna, kuidas veel tänasel sellel ajal, kus me elame, on see üldse võimalik, aga näete, on. Ja tegelikult Jumala sõna meile ütleb ka, et tulevad erinevad ajad. Aga mis aitab meil siis nendest aegadest läbi kõndida nii, et meie ei jää püsima? Või meie jääme püsima õigeti. Et kõik meie ümber võib rappuda, aga meie püsime. Ja üks, mida mina alati olen nagu imestanud, on see, et kui see torm tuli, siis mis Jeesus tegi? Magas, nagu lapsuke. No kõik on ütelnud, oi, ta oli nii väsinud ja kõik see ja teine. Kuidas Jeesus sai magada tormisel merel? No ma ei tea, kes te olete laevaga või paadiga või mis iganes sõidukiga olnud vee peal, kui see ikka käivad lained üles alla, no sa kindlasti ei maga seal mitte. Isegi kui sa ei karda, sa vähemalt, see ei ole võimalik, et sa seal magada saad. Sest see ärevus, mis su sisse ikkagi tuleb. Et ma olen olnud lennukiga lennanud näiteks, on ju. Kui see lennuk ikka hakkab seal üleval raputama, tuleb see turbulents, sa kindlasti ei maga seal. Ma viimane kord, kui tulin Kanadast tagasi, see oli mitu tundi. Et vahest tuleb nagu korraks. Aga kärud kukkusid ümber ja nad ei saanud alustada oma toidu jagamist ega midagi, sest lihtsalt raputas. Ja sellel hetkel, kallid, üks asi, mida sa kindlasti sellel hetkel ei tee, on magamine. Sest siis on ainuke, ei saa aita. Et kindlasti sa jõuad sinna punktist A punkti B. Aga mis andis Jeesusele selle kindluse magada tormi ajal ka? Mis te arvate? Mis see oli? See oli see rahu tema südames, aga see rahu tuleb ühest asjast, kallid. See tuleb Jumala tundmisest. Jeesus tundis oma isa. Ta teadis, et tema isa on piisavalt suur. Sest mis ta tegi, kui ta tõusis, oli see, et ta sõitles seda tormi ja see rahunes. Kas Jeesus rahustas tormi? Mis te arvate? Mina arvan, et see oli tema isa, kes rahustas selle tormi. Jeesus hüüdis isa poole. Vaat see on üks selline huvitav ka, mida ma nagu, kui ma räägin Jumala tundmisest, siis üks see aspekt sellest kõigest on Jeesuse tundmine. Sest me vahest arvame, et me tunneme Jeesust. Aga kas me tunneme Jeesust ainult tema tegude poolest või me tunneme Jeesust selle poolest, kes ta oli? Ja Jeesus oli poeg oma isale. Need sõnad, mida isa ütles Jeesuse üle, kui ta sai ristitud, siis mis need sõnad olid? Sina oled minu
armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja teate, kallid, on Jeesusest ka erinevaid pilte, mida on joonistatud, on maalitud, on erinevaid filme. Ja ma ei tea, kas te teate, siin omal ajal hästi tuttav film oli, millega kuulutati ka selliselt nagu evangeeliumi, seda näidati igal pool, oli Jeesuse film Luuka evangeeliumi järgi. Keegi mäletab seda filmi? Sellest on palju aastaid tagasi, oli 90-ndatel. Jah, imeilus, just täpselt, seal oli ilus Jeesus tehtud. Selline umbes Jeesus, et nagu selline aura oleks nagu ümber, et ilus Jeesus. Ja teate, minul see pilt ka esialgu Jeesusest oli selline. Et ta oli umbes nagu üliinimene, ta oli kogu aeg see püha vaimu aura ümber ja ta tegi üleloomuliku teguseid ja kõik see. Kuni ühel hetkel ma nägin ühte filmi, mis oli tehtud Jeesusest Matteuse evangeeliumi järgi. See oli selline hästi pikk film, 3 tundi. See on kindlasti kuskil ka on olemas veel, kui keegi huvi. Aga teate, mis selles filmis oli? Jeesusest kujutati täiesti tavalise inimesena. Ja ühel hetkel nad olid oma jüngritega koos ja nad mürasid seal. Noored mehed koos, neil oli põnev ja lihtsalt veetsid aega koos. Ja teate, mis mina tegin? Ma sain vihaseks. Mõtlesin, mis te mu Jeesusega teinud olete? Ja tõsiselt, sest et minu pilt Jeesusest oli see ilus Jeesus ja täiuslik Jeesus ja tal ei olnud nagu mitte midagi. Kallid, Piibel ütleb, et Jeesus tuli ja sai inimeseks. Ainuke vahe, mis tal oli meiega, oli see, et ta sai täidetud püha vaimuga. Ja see oli tema jõud, kallid. Ja see teine, et ta tundis oma isa. Ütleb, mina ja isa oleme üks. Mis Jeesus ütleb tegelikult? Ütleb nii, mida ma näen oma isa tegevat, seda ma teen. On nii? Mida ma kuulen oma isa räägitavat, seda ma räägin. Kui Jeesus oleks olnud üliinimene, kallid, siis meil poleks lootust. Ometi Jeesus ütleb, et te saate tegema samu tegusid, kui mina teen, ja veel suuremaid. Samamoodi see lootus tuleb täna meieni. Jeesus läks ära, ta ütles, ma ei jäta teid vaesteks lasteks, aga ma saadan oma püha vaimu, kes tuleb nüüd teie südametes elama. Nüüd Jeesus ei ole täna siin meie keskel enam, aga ta on saatnud kellegi, kes on täna koos meiega, kellega koos meie võime täna tunda samamoodi meie Jumalat, meie taevast isa. Ja mina ütlen ausalt, et mina oma teekonnal, kus ma olen olnud, olen just seal olnud. Kõigepealt ma ei tundnud Jumalat üldse. Vaadake, Piiblis on lugu 2 pojast. Eestikeelne, ma just olen nagu mõelnud, vaadanud neid erinevaid pealkirju. Eesti keeles on kadunud poeg. Kadunud poja lugu, Luuka 15. Et me kõik teame seda lugu aga erinevates siis keeltes on seal erinev nimi, näiteks soome keeles on tuhlajapoiga. Mis see tuhlajapoiga siis tähendab? Jah, eesti keeles on paha sõna see, et ta raiskas ära kõik. Aga pillav. Ta ei hoolinud oma sellest varandusest, ta kulutas kõik ära lihtsalt. See on see mõte. Ja erinevad nii, aga siis eesti keeles ütleb, et kadunud pojast, ühest kadunud pojast. Mina parandasin seda pealkirja täitsa oma pealkirjas või Piiblis, sest et need pealkirjad on niikuinii sinna hiljem lisatud, neid algtekstis ei ole kunagi olnud seal. Aga selle loo pealkiri võiks tegelikult olla lugu 2 kadunud pojast. Sest tegelikult see lugu räägib meile 2 pojast, kes mõlemad ei tundnud isa. Ja muidugi kõige parem pealkiri sellele loole oleks tegelikult, et lugu isast, kes kaotas oma poja, aga ta sai selle poja tagasi. Ja siia võiks väga palju pealkirja panna. Aga need 2 poega, mina võin samastuda ennast mõlema pojaga. Sellepärast, et kõigepealt ma olin kadunud poeg selles mõttes, et ma elasin maailmas
ma ei tundnud Jumalat, ma ei tundnud isa üldse ja kuna ka minu isa pilt oli vale, siis mis juhtus, oli see, et võib-olla paljud, kes te teate mind, olete mu lugu kuulnud ka, aga kes ei tea, siis ma kasvasin üles sellisel koloosi ajal, nagu mõned teistki. Estonia koloos oli kuulus koloos muidugi sellel ajal ja Marrandi eesotsas ja kes mäletab, nad teavad, et Järvamaal siis, aga minu isa oli väga hea töömees, aga tal oli kahjuks üks suur viga küljes. Ja see oli see, et ta oli alkohoolik. Ta ise naeris sellest, et mitmed volgatuled juba taga või kurgust paistavad muidugi, tegi nalja ka selle üle, aga nii see tegelikult oli, et me elasime tegelikult väga vaeselt, kuigi sellel ajal olid väga head palgad Estonias ja ta oli väga hinnatud töömees, aga ta lihtsalt kulutas kõik selle ära. Ja minu pilt isast oli, et minu isa mitte kunagi ei mänginud minuga, minu isa ei teinud midagi põnevat minuga koos, ma kasvasin ise üles sõites autode ja traktorite peal, ma otsisin ise seda tegevust ja otsisin neid, kes siis võtaksid mind kaasa, sest minu isa ei võtnud mind endaga kaasa. Nii et ma kasvasin ise üles. Ja minu jaoks isa oli nagu kaugel ja ma arvan, et kui ma tulin Jumala juurde, siis olles kodus nüüd elamas, andes oma elu Jeesusele, siis ma arvasin, et ma tundsin Jeesust, aga minu jaoks isa, Jumal, jäi ikka kaugeks. Sest et minu pilt, nii-öelda piibel räägib sellest Pauluse palvest, et Jumal avaks meie südame silmad. Ja need ei ole need silmad. Mul on ka siin praegu, et ma ei ole enam lihtsalt papa 5-kordne, aga ma olen nüüd prillipapa ka, et ei näe enam muidu lugeda, et kaugele ma näen hästi. Aga et lugemisel juba vajan. Aga siis ka meie südame silmadel võivad valed prillid ees olla. Ja minu isa pilt, mida ma sain kodust kaasa, oli see, mis ei olnud üks õige pilt isast. Ja ma usun, et tegelikult Jumala igatsused võiksid olla terved perekonnad, kus isa ja ema armastavad üksteist ja kus lapsed kasvavad ühes sellises armastuse keskkonnas, kus nii isa kui ema annavadki juba lapsele selle pildi, mis tähendab isaks ja emaks olemine. Ja kus lapsed võivad näha oma vanemate pealt seda pilti, milline on ka meie taevane isa. Ja ma mäletan, kui ma olin kunagi, vaatasin ühte saadet, kus võib-olla tunnete ka, üks pastor on Eestimaal, ta oli kunagi siis, kui me tulime Tõrve ka meie baptistiliidu president on Meego Remmel. Ja tema isa on Aamo Remmel, on üks ka vanem mees nüüd, kes on ka pastor olnud. Aga nemad olid koos ühes saates. Ja kui nad jutustasid seal üksteisega, rääkisid, siis ma nägin, et Meego oli saanud selle armastava isa pildi oma isa kaudu. See oli see tegelikult, kuidas see peaks olema. Aga minu elus see kahjuks nii ei olnud. Nii et ma täna võin samastuda selles loos ka selle teise kadunud pojaga. Üks läks kodust ära, pillas või raiskas kõik ära, kulutas ära ja oli lõpuks seal seakarjas. Kes on seda lugu, nad teavad. Aga ometi ühel hetkel ta lõpuks tegi ühe õige otsuse. Ja see otsus tegelikult ei olnud ka veel põhinenud Jumala tundmisele, isa tundmisele, sest et ta arvas, et ta on nüüd karistuse ära teeninud, ta ei ole enam väärt, et poeg olla. Et ma läheks nüüd nagu teenijaks või orjaks oma isa juurde, aga vähemalt ma saan süüa. Kuna tal oli nälg, siis see nälg ajas ta kodu. Aga ta kahjuks ei tundnud oma isa. Sest see isa tegelikult, hoolimata sellest, mida see poeg oli teinud, armastas oma last endiselt. Ja ma arvan, kes me oleme vanemad, kelle meil on lapsed, me teame, mis see tähendab. Sest lapsed ei ole kõik sarnased. Mõned lapsed on ideaalsemad kui teised. Mõned käivad oma elu keerdkäike ära ja on nii öelda need pillavad pojad või tütred. Aga vanematena sa armastad oma last hoolimata, milline ta on. Ja sa ikka loodad, et ühel päeval olukorrad muutuvad ja see isa oli täpselt selline, sest et kui te loete seda lugu, siis
mis juhtus, oli see, et isa nägi juba kaugelt poega tulemas. Oli nii? Mis see tähendab, ta nägi teda kaugelt tulemas? Ma arvan, et see isa ootas igal päeval. Ometi see poeg oli talle väga haiget teinud, öelnud, et isa, anna mu varandus siia parem, kui sa... No mis ta selles kultuuris nagu õieti ütles, oli see parem, kui sa oleksid juba surnud. Sest pärandust ei antud kunagi enne kätte, kui vanemad olid lahkunud igavikku. Nii et ta ei austanud oma isa, ta tahtis oma elu laialt elada, anna oma varandus minu osa siia ja ma lähen ja ma ise tean, on ju. Noh, kui paljud noored on sellised. Ma tean, ma ei vaja sinu nõu. Kuni ühe hetkeni nad tulevad, et erinevad eluetapid. Nad saavad aru, et ikka vajavad küll. Et see teismelise iga läheb mööda ja siis vajavad küll jälle. Aga mida see isa tegi, oli see, et ta ootas. Ja kui ta nägi seda poega kaugelt tulemas, siis mis isa tegi? Tõstis oma selle hõlmad üles ja jooksis selle pojale vastu. Ta ei hoolinud, et ta oli isegi sealt seakarjast tulnud. Jooksis ja võttis ta oma käte vahele. Ja see, kallid, on tegelikult see armastava isa pilt. Ütles, et tooge see sõrmus, tooge see poeg, taastati täpselt sellesse positsiooni, kus ta oli olnud. Ja kallid, meiega on täpselt see sama lugu. Me võib-olla oleme oma eluteel käinud väga erinevaid etappe, tõusnud ja langenud. Mina olen olnud selle koha peal. Ma olen olnud seal mudas. Ma olen väga põhjas olnud. Sellest on nüüd kaua aega tagasi küll, võib-olla 30 aastat isegi juba. Aga see kõige põhi, kus ma olin, lõpuks ma müüsin ise salaviina, et ise juua saada. Nii põhjas olin. Pere oli peaaegu lahus juba. Aga siis Helme tuli kõigepealt Jumala juurde tagasi ja hakkasid lastega tänama hea mehe eest, hea isa eest lastele. Ja tegelikult ei olnud palju selle järel, kui Jumal näitas mulle, et seal on üks punkt, kust ära mine edasi. Ja mina panin oma põlved maha, palusin ja tulin tagasi pere juurde ja kogudusse Saaremaal ja täna ma olen siin. Aga teate, miks ma olen ka siin täna? See kogudus, Orissaare kogudus siis, armastas ka mind sellisena, kui ma olin. Ma teadsin ise ka ju hästi, et ma olin langenud. Ma teadsin hästi, et ma olin eksinud. Kui keegi oleks sellel hetkel tulnud ja mulle näpuga näidanud, ma arvan, ma oleks pannud selle koguduse ukse selja tagant kinni ja jalutanud minema. Aga nad armastasid mind sellisena, kui ma olin. Ja armastasid mind välja. Ja täna ma olen siin. Ja et see on, ma usun ka, mis Jumal tahab meie südametes teha, et me õpime nägema mitte ainult iseennast väärtuslikena, kallihinnalistega, isegi kui me oleme sealt seakarjast tulnud, nii nagu isa näeb meid, et ta taastab selle poja ja tütre seisuse, aga me õpime nägema ka teisi, kõiki, kes on väljaspool. Me ei ole mitte paremad. Vahest meil tekib selline vale uhkus, meie oleme nüüd päästetud ja meie oleme õiged ja ei, me oleme täpselt kõik taevas isa lapsed. Ja kui me vaatame seda teise poja lugu, siis siin tuleb välja, et see oli väga tubli poeg. Tegi kõik õieti, töötas, oli nagu sõnakuulelik isale. On ju nii? Tundub ideaalne poeg olevat. Paremat poega ei või tahtagi. Kuulab kogu aeg isa sõna, teeb kõik, mis isa ütleb. Kuni selle hetkeni, kui noorem poeg tuleb koju ja isa taastab selle noorema poja seisuse. Ja mis siis lööb vanema poja südamest välja? Kadedus. Kes on kadedad, kallid? Orvud. Orvud peavad võitlema oma pudrutaldriku pärast. Orvud ei tea, kas homme on süüa või mitte. Kas neil on tulevikku või mitte. Aga kas lapsed peavad seda tegema? Ei pea. Lapsed ei pea omavahel võitlema, vaid lastel on
Nendel on toit, nendel on riided, vanemad peavad nende eest hoolt. Nad ei pea muretsema millegi pärast. Aga sellest hetkest siin tuleb välja, et see vanem poeg ei tundnud samamoodi isa kallid. Oli nii. Sest ta ütleb, et kuule, ma ei võinud isegi sikkugi ega midagi võtta ja pidu pidada. Ja siis isa ütleb, kallis poeg, kõik, mis on minu, on sinu. Ta südames oli orvuks olemine. Ta ei teadnud, et võib pidu pidada. Võib eluga nautida, see elu ei ole ainult töö, töö ja töö ja töö. Ja ma usun seda, Jumal täna tahab meile ka öelda, et seal on pidupäev ka. On tööpäevad, on erinevad päevad. Ja seda elu tulekski nautida täie rinnaga. Ja teada, et kõik, mis isale kuulub, kuulub ka minule. Teada seda, et mina võin olla nõrk, sest mul on tugev isa. Ja tegelikult see on, kallid, see Jumala tundmine. Vaatame korra Matteuse evangeeliumi ka. Tegelikult ma tahtsin sealt alustada, aga ma olen jõudnud kuhugi omadega juba, kus ma siis ja nüüd siin on Matteuse 7 ja 21 edasi ühed huvitavad sõnad. Ja me räägime täna siin Jumala tundmisest, isa tundmisest, Jumala kogu täiuse tundmisest, ma rääkisin ka Jeesuse tundmisest, pühavaimu tundmisest ja isa tundmisest. Jeesuse tundmisega veel on üks huvitav lugu, et kas te teate seda või olete mõelnud selle peale, et küll oleks olnud imeline elada koos sellel ajal Jeesusega, kui jüngrid elasid. Ma ei tea, kunagi on niimoodi mõelnud, et olla koos Jeesusega ja võiks olla ise Johannese asemel, kes paneb pea Jeesuse rinnale ja kuuleb tema südame tukseid ja näha kõiki need imetegusid. Ja see on huvitav, et ühel hetkel Johannese 14. siis Jeesus hakkab rääkima, et mina lähen isa juurde ja kui te mind tunnete minu isa. Ja mis siis jüngrid ütlevad? Jeesus, näita mille isa. Ja mis Jeesus vastab, et kuule, te olete nii kaua minu juures olnud ja te ei tunne isa. Ometi te olete mind näinud. Jüngrite silmad olid ikka veel suletud. Me võime isegi Jeesusega koos 3 aastat kõndida ja ikka mitte tunda isa. Ja jüngrid selle koha peal olid. Kuni midagi oli muutunud Johannese 16. kus Jeesus räägib täpselt neid samu asju. Ja ühel hetkel jüngrid ütlevad, ahaa, nüüd me saame aru. Nüüd me saame aru, mida sa Jeesus räägid. Ma usun, et midagi oli juhtunud selle Johannese 14. ja 16. peatüki vahel, kus jüngrite südame silmad olid läinud lahti ja nad olid saanud nägijaks. Sest see põhjus, milleks Jeesus tuli siia maailma, on muidugi suur põhjus see ja me ei tee seda pisemaks, mis juhtus ristil. Et Jeesus läks ristile ja seal maksis selle hinna. Vaid seal oli teine suur põhjus, sest Jeesus ütles, see töö, miks ma olen tulnud maa peale, on lõpetatud. Või täidetud see eesmärk. Enne kui ta läks ristile. Mis töö oli lõpetatud? Oli see, et ta oli tulnud maa peale näitama, milline tema isa on. Et tal on hea isa. Et need teod, mida Jeesus tegi siin maa peal, tegelikult olid isa teod. See oli isa armastus, mida ta näitas. Ja kui me läheme tagasi ja Matteuse 7. siis siin on huvitav kirjakoht, see ütleb, et mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ja mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan, ma ei ole eales teid
tundnud. Me rääkisime siin tegudest, mida ka Jeesus tegi, aga see küsimus ei ole, kallid, neis tegudes, vaid küsimus on selles, kes Jeesus oli. Jeesuse tundmises, isa tundmises, püha vaimu tundmises. Kui me ühel päeval ka jõuame sinna, siis ainuke, mis määrab, on see, kas me tunneme teda. Kas tema tunneb meid? Ja siin läheb edasi siis, tegelikult ma ütlesin, vanal ajal ei olnud neid pealkirju siin vahepeal. Ja järgmine salm ütleb nüüd nii, igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järele, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. Ja mis see kalju on? Vaatame Matteuse 17. Ja Siimon siin, 16, vaatame siia. Siimon Peetrus siis, meie piibli kangelane, ma ei tea, kui palju teie jaoks Peetrus kangelane on, et Siimon Peetrus siis vastab talle ja Jeesus küsib seal, et keda teie arvate minut olema. Sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ja siis ta ütleb nii, õnnis oled sa Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid minu isa, kes on taevas. Ja sa oled Peetruse sellele kaljule, ma ehitan oma koguduse. Ja siin edasi räägib ka taevariigi võtmetest ja kõigest ja sellest on palju nalja tehtud muidugi, et kui me taeva jõuame, siis Peetrus on seal värava peal võtmetega ja tema siis otsustab, kes sisse saab ja kes mitte. Ja neid nalju ringleb väga palju, aga tegelikult küsimus ei ole üldse sellest, kallid. Millest siin on küsimus? Ta ütleb, et liha ja veri ei ole ilmutanud sulle. Ma usun, et mitte Peetruse peale ei ole see kalju, vaid see ilmutus, et Jeesus on Jumala poeg. Et Jeesus oli poeg oma isale. Sellele ilmutusele ta ehitab oma koguduse. Ja see ilmutus on ka see, et täna, kui Jeesus on ära läinud, oleme meie need Jumala pojad ja tütred. Samamoodi lapsed oma isale ja võime olla vabad. Ja siin mis ta ennem ütleski, et ma ei ole teid tundnud ja ehitage kalju peale. Vaadake, kui me võrdleme, Eestis on teed ehitatud liiva peale. Kas on tuttav teile? Ma ei tea, vanasti veel ehitati tuha peale, ma ei tea, kas keegi seda aega mäletab. Ma tean, Järvamaal meil tulid suured tuhaautod ja panid selle põhja, mille peale siis lõpuks asfalt pandi. Teate, mille peale Soomes on teed ehitatud? Kalju peale. Soomes ehitatakse teed kalju peale. Seal on suured kaljud, siis ühelt poolt lammutatakse seda kaljut ära, siis pannakse kõige suuremad tükid alla ja järjest väiksemad tükid peale, kuni väga peene killustikuni. Ja teate, seal teed ei vaju ära. Ei vaju. Eestis teed on sedasi, et kui natuke aega rekkad sõidavad, siis suured need rekkajäljed tulevad sisse. Sellepärast, et alus on vale. No võt ongi, see küsimus ongi, et kas see liiv või tuhk hoiab. Ja et kallid samamoodi, mida ma tahan täna tuua esile, on meie elud. Kui me ehitame oma elu Jumala tundmise peale, nagu ta Efesuse kirjas palvetab, Paulus ütleb, et kui te nagu ajate juured armastusse, Jumala tundmisest Jumal on armastus. Kui te juured ajate sügavale, siis nagu see puu, kui ta ajab juured sügavale ja tormid ja tuuled tulevad, siis mis juhtub? See puu püsib. On ju nii? Või laev, kui ta paneb oma ankru sügavale, siis see torm tuleb, aga see laev püsib. Samamoodi, kallid, mis Jumal igatseb, et meie ajaksime oma elu juured sügavale tema tundmisesse. Ta ütleb, et mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kui te olete juurdunud või poogitud minu külge, siis te kannate vilja. Sest kuidas ma suudan armastada? Minu suurim probleem on alati, et ma ei ole suutnud oma naabrit armastada. Aga teate, kuidas ma täna suudan? Kuidas ma suudan oma ligimest armastada, on see,
kui ma kogen esiteks, et ma olen armastatud. Ta armastab mind. Ja ma hakkan seda maailma nägema läbi tema silmade. Et siin ümber nad on kõik tema pojad ja tütred. Ja Jumal armastab neid. Ja siis, kui ta teeb mu südame vabaks, ma ei ole enam kade oma naabri peale. Kui tal on parem auto kui mul, ma ei ole kade enam. Vaid ma rõõmustan. Kui minu vennal või õel läheb hästi, siis see teeb mu südame rõõmsaks. Ja see näitab seda, et Jumal on toonud ühe lapse vabaduse. Ja Jumal samamoodi rõõmustab meie üle ja ta igatseb, et me oleksime juurdunud sinna tema tundmisesse ja et me võiksime kanda seda armastuse vilja, mis on lahkus ja heatahtlikkus ja te teate neid, olete lugenud. Nii et selles mõttes Jumal igatseb, et me tuleksime teda tundma armastava isana, et me tuleksime tundma tema poega Jeesust pojana ja tuleksime tundma ka püha vaimu, kelle kaudu Jumal Rooma 5 ütleb, et ta valab armastuse meie südameisse. Nii et ma usun, et see sai natuke kinnitama teid. Kui keegi tunneb ka, et me saame lõpetada ja palvetame koos ka, saame selle ülekande lõpetada, aga palvetame nende eest, kes on kodudes, aga kui täna keegi sa oled siin ja sa vajad ka või tunned, et midagi sinu südames vajab ühte kinnitust või julgustust või siis ma kindlasti hea meelega tahan palvetada koos sinuga. Nii et Jumal väga õnnistagu teid ja palvetame ka üheskoos veel ja anname selle eeloleva aja ka Jumala kätesse ja selle ka, et selle sõnumi kaudu Jumal võiks kinnitada ja julgustada meie südameid, et me saame vabad olla. Ta ütleb, et ta on kutsunud meid Jumala laste aulisse vabadusse, Rooma kirjas. Jumala laste aulisse vabadus. Ta ütleb, et kogu loodu ootab, et Jumala lapsed, tema pojad ja tütred tuleksid esile. Ei vägevad prohvetid, ei vägevad apostlid, ei vägevad suured jumalamehed, aga tema pojad ja tütred, et sina tuleksid esile ja sina võiksid kanda seda armastuse vilja. Eelkõige oma perekonnas, oma lähedaste keskel ja kogu selles maailmas. Nii et halleluuja. Kallis taevane Isa, me täname sind, et sina avad meie südame silmad, et me näeksime. Sina avad meie südame kõrvad, et me kuuleksime, mida sina tahad täna öelda oma lastele. Et sa tahad täna kõnetada meid. Et sa tahad täna tuua ühe selge veendumuse meie südametesse, kes me oleme. Et nii nagu sinu poeg Jeesus oli pojaks sulle, nii meiegi võime olla pojad ja tütred sulle, kallis taevane Isa. Et me võiksime tunda sind, et sa oled hea. Et sa oled hea isa. Nii nagu see isa selles loos ei vaadanud selle poja eksimuste peale või asjade peale, vaid ta armastas teda sellepärast, et ta oli tema poeg. Siis sina ka täna armastad meid sellepärast, et me oleme sinu kallid pojad ja tütred. Aitäh sulle, et sa kinnitad täna meie südameid, julgustad meid ja me võime oma elud tõesti rajada sellele õigele kaljule, sinu tundmisele, et me ei pea enam kartma ka nende tormide ja tuulte keskel, mis tulevad või olukordade, nii nagu praegu siin maailmas on, vaid võime olla julged. Sest sa ütlegi, et mida me üldse peaksime kartma, kui me oleme sinu armastuses. Isegi surm ei saa meid lahutada enam, nii et meil ei ole mitte midagi karta. Aitäh sulle sinu rahu eest, sinu rõõmu eest, kõige eest, Isa, mida sa tahad anda täna meie südametesse. Me palume Jeesuse nimel. Amen. Nii et olge õnnistatud, aitäh, kes te olite siin ja kes kodudes vaatasite ja jälle uute kohtumisteni.